tere hommikust! Praegu on kell 9 läbi natuke ja meie alustame oma päeva sellega, et me lähme ostame ära elupuud maja juurde, et saaks siis teha nagu heki sinna. Kuna aeda praegu ei ole mõtet teha, selles suhtes see võtab palju raha, aga me tahaksime ikkagi enne maja valmis saada, siis me teeme praegu elupuu heki sinna, et siis on nagu mingisugune piire ikkagi olemas, nagu maantee või selle kergliiklustee ja meie maja vahelisel alal. Nüüd kohe lähmegi, neid on siin valmis. Ma tahan ise ka kaasa minna, muidu oleks võinud tunni üksi ära käia, aga ma tahan sealt veel mõnda muud taime ka. Ma tahaks hortensiat, mul üks on juba olemas, mul vanema kinkis neitu sünnipäevaks ühe hortensia. Ja nüüd ma tahaksin sinna natukene veel neid maja juurde neid hortensia, need on nii ilusad, mulle meeldivad. Ühesõnaga, tänane päev on siis selline, et me lähme võtame elupuud, sõidame sinna Palgisalu istandus või midagi sellist, Palgisallu. Ja võtame sealt, sest seal on kõige parema hinnaga, loodetavasti on ka kvaliteetsed, aga eks seda me näe. Elupuid on sul 256 paks korda 4 pluss, ma ei tea, need olid vist 7 või 8 eurot. Pane siia või? Pane siia vahele või? Kus panna need? Pane niimoodi, need ei kukuks. Need. Kaugele sõita? 50 kilo. Paane nii. Helsingisse või? Nii, nüüd on puud olemas. Võtsin 2 väikest hortensiat ka, sest mul on üks olemas juba. Ja näen, netu siin valmis ootab. Tal on nii külm ilm muidugi. Et nüüd läheb siis suureks istutamiseks. Ma ei tea, millal me selle ära teeme, aga praegu sõidame siis kodu poole. Meie oleme siin maja juures nüüd. Netukene kukkus maha, tule pisti. Kindlasti saab märjaks. Ja nüüd mõõdame siin seda, kuhu elupuud lähevad. Toni seal arvestab, et tuleks kõik ilusti sirku. Siin võiks spreipurgid ja nöörid ja asjad ja kohe toruonu tuleb ka, sõidab siia sisse, et paneb meile kanalisatsiooni või selle paneb meile vee siia sisse, et me saaksime siis põlva vett kasutada ja neid lõpuks kasta, sest et kaevus meil ei olnud nii palju vett, nagu me teame. Meie elupuud ootavad siis siin. Võtsime 60 tükki pluss 2 hortensiat, sellist roosat. See on selline, teine selline. Üks on vist natuke suurem kui teine. Aga ma mõtlesin, ma võtan erinevad, et siis on siuke nagu vaheldus või ma ei tea ka. Aga elupuu keset nii nunnud siin. Mõtlesin ära. Kõige pikem oli 1 meeter ja kõige lühem oli vist 70 senti. Et enamus nad on ikka seal üle 80 vist tunduvad. Et see näiteks siin on vist 70 umbes. Teised on vaata palju pikemad. Neitu siin mängib. Tuli liivakasti. Nii palju märg on siin, et kindlad ei ole päris selle jaoks praegu käes. Ütlesid, et ma ei täiesti triipu maha, aga ma võin katked jooni ka teha. Aha, nüüd umbes jah. Vaata, Toni hakkab nüüd siin spreitama. Nii, meil elupuud siis lähevad niimoodi, siit ei ole hästi näha, aga kui Toni sprei maha paneb, siis vist on paremini näha. Kus need elupuud siis jooksevad siit, sinna ja siis siit. Nüüd jo, võta ära mine. Toni muudkui spreitab siis. No mina ei saanud filmida seda, kui kopp kaevab, sa pead ise filmima. Jah. Meie oleme nüüd autos. Heitükene seal ilusti vaatab. Noora ka siin. Luna ka. Ja meie lähme ühe sõbra tädi juurde vaatama lambaid ja kanu. Täna on pühapäev ja teeme sellise vahva perepäeva. Mina ka siin vahel kitsikus ikka nagu alati. Ei ole veel uut autot saanud. Aga Pemmi saime korda nii palju, et saame ta nüüd müüki panna ilusti. Ja äkki leiame siis ka varsti juba uue auto. On ju? Praegu oleme tanklas. Toni paneb kütust. Nii et me ikka ilusti kohale jõuaksime. Mina ka. Okei. Kõik saad kommi. Välja arvatud netu. Ja netu mängib siin.
Vähe lähemale. Vähe lähemale. Ma üles tõsta. Ja püsti. Oi, kui äge. Tule natuke lähemale. Ja lähemale, jah. Ja lähemale. ja kinni, jah. Ta muidu ei saa vaata hingata hästi. Ja lähemale, Noora. Aru saada, ongi piimaga koos selle järgi või? Mul on mingid omad märgid, vaata, ma olen nii kaua neid söötud, et ma tunnen ära neid. Ja lähemale, lähemale, Noora. Ja lähemale. Äge. ei. Mitu, kus me oleme? Mis segu see on üldse? Karjuvad mäe. Aga lähme siis sisse. Hoia paigal käsi. See tu nuusutab. No Toni, tuidad või? Njämmi teeb, jah. Njämmi teeb. Teeb njämmi. Ui. Oli ka või? Õues on au. Pai. Ja siis see läheb varsti õnneks lihtsamaks natukene. Ei no kui need karjama peal lähed, ega siis enam ei nutita. Oi, tahtsin mussi teha. Siis ei pea enam siin. Aga lihtsalt see aasta nagu kõigil on, enamusel on kaksikud ja 4 paari kolmikuid. No, ei jõua meelest pidada. Meil on mingi 10 lutikat on ju. Ja sa nagu märgidad ära, kes on kelle oma ja teaks märgid. Aga temal on punane ja siis on ühel punane. Ei, no emad on, need on, punane on see. Mis lammas teeb? Vaktsineeristi, esimene vaktsineerimine ja roheline teine vaktsineerimine. Kui sa ajad kõik kokku ja lased välja, on nagu märgid peal, siis see on nägemata, vaata. Et noh. Tahad ka või? Läheb ikka juurde. Mul on käed selle piimaga koos, siis nad tunnevad, et natuke tulevad lähedale. Näed, vaata, need tunneb. Nii palju kanu. Ja seal on veel neid. Oh my god. Meie võtame ka kanad kunagi või? Miks? Ei. Viskad puru natuke maha või nagu väiksed tükid. Ja väiksed või tuulega. Ta hakkas kartma, viskas teile tüki käest. Nii, võta siit, viska tükkidega. Hoia ühte suurt juppi kõrgel. Hoia suurt juppi kõrgel ja siis viska tükkide kaupa. No nad tahavad kätte saada, jah. Need üks on täitsa kotkine. On joo, natuke suled on puudud. Ei tahagi käest väga võtta. Ei, ta vist ei tahtnud jah Auroosi ka käest anda. Toisekene. Ja võta siit veel. Ja viska tükkidena. Las olla, sul on kummikud jalas. Viska tükkidena. Viska tükkidena. Ei tere tükiga minema. No võta. Võta see. Viska. Oh, võta. Kuhu kotiga? Võta, viska. Okei, ma mine nüüd edile. Viska. Hästi. Väga hästi. Nii, meil on nüüd käidud lammaste juures ja kanade juures. Ja mega lahe oli, ma seal väga jutustada ei saanud nagu teiega, sest et olid nagu hetkes sees, ma ruttu filmisin kõrvalt nagu mingeid klippe. Lapsed üldse alguses teiega kartsid, nad ei tahtnud sinna sisse minnagi. Ja siis kui nägid, et meie Toniga ja Netuga läksime, siis tulid ise ka. Ja pärast nad ei tahtnud enam ära minna. Et nagu see on see alati nendega, et alguses saab vedama, pärast ei saa pidama. Mega tore oli, ma tahaks juba uuesti minna. Eriti neid väikseid tallekesi toite oli nii armas. Ja Netule mingi täiega meeldis, käis seal ringi, tema üldse ei kartnud õnneks, et see oli vahva. Netu loeb siin nüüd raamatut. Mis seal on, Netu?
mis seal on? Netu, ütle mutikat. Ütle mutikat. Netul on juuksed sellises faasis, kus nad on kogu aeg kuidagi veidralt. Ütle mutikat. Ütle mutikat nii naljaga. Kutikadiga. Ütle multikaid. Multikaid. Ütle laulu. Õpis täna uue sõna ära. Laulu. Aga nüüd muidugi ei ütle. Ütle laulu. Ja minu suuremad lapsed on praegu üleval korrusel, mängivad seal ja jätsin nad täna koju, sellepärast et eile oli noorel palavik. Ja üldse üleeile tuli Luuna kõhuvaluga üldse lasteaiast koju ja me otsime kohe talle kokad, sest et kuskilt olime kuulnud, et Coca-Cola pidi aitama selle kõhuviiruse vastu või vähemalt oksendamise ja iivelduse vastu. Ja kuna õpetaja just ütles ka lasteaias, et praegu pidi vist liikvel olema kõhuviirus, siis ma juba ennetasin, otsin ruttu kokat, et äkki see võtab ära, et ma pole kunagi katsetanud seda ja muideks jumala hästi toimis. Mu lastel tavaliselt kõhud ei valuta ja iga kord, kui nad ütlevad kõht valutab, siis see ongi siis, kui on kõhuviirus. Et muul ajal neil kõhud niimoodi ei valuta. Ja oligi õhtul, kui lastest tuli, ma otsin kohe kokat, läks natuke aega mööda, läks juba paremaks ja täiesti õhtul, kui magama hakkas minema, ta hakkas uuesti kõht valutama. Siis ma ütlesin Tonile, et anna ruttu kokat, ma ise olin Netuga teises toas, vaata. Ja siis võttis jäi paar lonksu umbes ja siis natuke aja tagant pärast kohe oli parem. Ja tal oli nagu selline kõhuvalu, et ta ütleski, et ta hoidis juba kaussi käes ja ta nuttis, et tal kohe tuleb okse. Ja siis kui ta kokat sai, pärast seda läks nagu paremaks. Ma ei tea, see ei saa kokku sattumus olla. Ja järgmisel päeval hakkas nooral ka kõht valutama. Samamoodi andsin kohe kokat ja läks üle. Mõne aja pärast, no ma andsin talle muidugi ka valuvaigist, sest tal hakkas pea ka valutama. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, võib-olla valuvaigist ja aitas kõhuvalu vastu ja et selle pärast läks üle. Aga natuke aja tagant pärast hakkas tal uuesti valutama ja no nii hullult, et laps oli kägaras diivani peal ja lihtsalt nagu ei suutnud olla, tal oli valus ja valus. Siis me sai eelmine koka otsa, Toni tõi uue koka ja ma andsin talle uuesti kokat. Ja ta läks suht ruttu, reaalselt mingi 5-10 minutiga ta läks juba jälle paremaks. Nii et ma ei tea, kas siis hakkas kõhuviirus tulema ja koka aitas sellest üle saada või siis oli see lihtsalt kokku sattumus, aga kindlasti järgmine kord ma proovin uuesti. Ja nüüd nooral täna ka enam ei ole palavikku, on eile õhtul ainult oli ja muideks see on ka meil, et kui lapsel on peavalu, siis alati tuleb palavik. Et nagu need kaks asja, kui kõht valutab on okseviirus ja kui pea valutab on palavik ja nooral tuligi palavik ka kohe otsa, et aga ma ei tea, õhtul andsin rohtu, öösel enam midagi ei olnud ja hommikul ka midagi ei olnud. Siiamaani pole nagu midagi olnud, kell on 3. Et ma loodan, et ei lähe hullemaks ja nüüd pääsesime millestki. Aga selleks korraks on kõik. Loodan, teile meeldis see video, kui teile meeldis, võite thumbs up panna ning näeme juba jälle järgmises videos. Tšau!